Tere, kallid vaatajad! Tere tulemast taas kord saatesse Miks Iisrael, kus me tahame arutada süvitsi erinevaid Iisraeliga seotud teemasid ja paremini mõista, mis on Jumala süda ja plaan selle rahvaga ja ka koguduse ja maailmaga. Täna on mul stuudios üks väga kallis ja eriline külaline, üks noor naine, kes kohe jagab, mis rinnetel ta tegutseb ja millega ta tegeleb. Tere tulemast, Johanna Vahermägi! Tere tulemast! Johanna, kas sa räägiksid endast vaatajatele? Sa oled minu nõbu, minu sugulane ühtepidi ja me just enne siin arutasime, et meie ajalugu läheb tagasi 1 kuu vanusesse omavahel tegelikult. Aga üks asi, mida ma sinu kohta ka tean ja üks põhjus, miks sa just sellesse saatesse oled kutsutud, on sinu armastus Iisraeli vastu. Aga võib-olla kõigepealt lihtsalt tutvusta ennast. Jaa, hästi armas, et sa mind kutsusid ja meil on tõesti see ajalugu on hästi pikk ja ma mäletan, et ka see Iisraeli armastuse ajalugu nagu langes enam-vähem kokku, mis on hästi huvitav, et me oleme saanud seda teekonda jagada ja mina siis igapäevaselt töötan vabakutselise muusikuna, olen õppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, õpetan Mubas ja siis teen ka aktiivselt kaastööd koguduses, Valguse Teevabakoguduses ja mujal olen käinud külalisena ülistuses, jutlustades ja Iisraeli ma siis sattusingi õpingute ajal. Veetsin seal 2 aastat, elasin Jeruusalemmas aastatel siis 2013 kuni 2015. Kas sul oli mingit eelteadmist Iisraeli kohta, kui sa sinna läksid, mingit nii-öelda, oli sul juba siuke side Iisraeliga või juhtus see seal koha peal? Ei no selles mõttes, kui kristlikus perekonnas kasvada, siis põhimõtteliselt sa hakkad Iisraelist kuulma sellest peale, kui sulle loetakse esimesi piiblilugusid, mis võib ollagi enne, kui sa aasta vanuseks saad, on ju. Nii et selles mõttes Iisrael kui nii-öelda tegelane mu elus oli ikkagi kohe algusest peale ja mis võib-olla ongi kõige ägedam selle nagu minu enda teekonna juures on see, et kuidas see selline nagu muinasjutuline Iisrael või ütleme selline mitte nii käega katsutav Iisrael muutus siis selleks, mis ta päriselt on. Nii selles, kuidas ma seda ette kujutasin, aga ka mida see vaimulikult tähendab, sest et ma arvan, et kui me piiblist loeme Iisraeli kohta, siis ongi meil tekib mingisugune ettekujutus, et olid mingid tegelased, on mingi rahvas, aga see, et see rahvas on tänapäeval maailmas olemas, neil on oma riik, seal igapäevaselt toimuvad asjad, et need 2 asja nagu kokku viia, selleks nagu see ei juhtu nii lihtsasti. Nii et ma ütleks, et ma läksin Iisraeli päris suurte eelteadmistega, aga mõnes mõttes täiesti ette valmistamata selle osas, mis seal nagu päriselt oli. Kuigi, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis sina olid seal elanud vist enne mind, nii et sinu kaudu oli mul ka selliseid nagu võib-olla otsesemaid kokkupuuteid olnud, aga see ei ole ikkagi see sama, kui sa päriselt ise seal oled, nii et Ma tahan kohe minna sügavamale mitme asjaga, mida sa juba mainisid, aga võib-olla räägi lihtsalt natuke sellest, et miks sa üldse Iisraeli õppima läksid või kuidas see sinu jaoks nagu see peatükk avanes siis? See on hästi huvitav sellepärast, et ma mäletan, kui ma olin keskkoolis, ma olin umbes 18-aastane just lõpetamas keskkooli ja astumas ülikooli ja ma kõigepealt astusingi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse peale keskkooli lõppu ja siis sellel ajal Jumal hakkas mulle rääkima, et ma hakkan sind Eestist ära viima. Ja mul on mingi väga põnev, ma ei tea, kuhu ma lähen, mis siin toimub ja nii. Ja siis oligi, ma olin umbes pool aastat Muusikaakadeemias õppinud, kui tuli üks juudi professor sinna meistriklassi andma. Ja miks ma sellest alustan on see, et ma ei läinud kohe Iisraeli, aga see, kuidas Jumal minu elus on õnnistust välja valanud läbi oma rahva, on nagu lihtsalt nii selge jada olnud, et ma siiamaani vaatan, et igal pool, kus tekivad mingisugused sellised nagu kokkupuutepunktid, et mulle tundub, et Jumal nagu väga tahab oma kogudust siis väljaspool Iisraeli ja siis oma rahvast Iisraeli nagu kokku viia erinevatel viisidel. Ja siis juhtuski niimoodi, et seesama juudi professor kutsus mind Hispaania
Jordaaniasse õppima, seal ma olin 5 aastat ja siis, kui ma oma bakalaureuse seal lõpetasin, siis oli küsimus, et kuhu minna edasi magistrisse ja siis tema soovitas, et kuule, et Jeruusalemmas on üks väga hea programm, et mu parim sõber õpetab seal ja mul oli, et say no more, rohkem pole vaja öelda, ma väga tahan, kuigi ma elus, ma tõesti, ma arvan, et ma ise olin võib-olla mõelnud, et imeline, kui ma saaks kunagi külas käia, ühe korra reisida Iisraeli, et see oleks juba suur asi ja siis ma mäletan, kui ma seal olin elanud mõnda aega, siis ma mõtlesin, et kuidas on see võimalik, et ma reaalselt elan siin, et see tundus nii suur eesõigus siiamaani, tundub, et see aeg, mis ma sain seal veeta ja igapäevaselt ongi lihtsalt selles ühiskonnas olla osa, käia tänavatel, elada läbi, tol ajal oli seal ka mingid väikesed sellised kokkupuuted terrorirühmitustega, et noh, sa saad osa sellest, millest see rahvas läbi läheb ja nagu see liin, kuidas Iisraeli rahvas ja juudid sõna otseses mõttes on mind õnnistanud minu elus, on täiesti, ma võiksin pika ajaloo ja nimekirja välja tuua, kuidas see on läinud ja siis ühe naljaka loo ma räägin ka, kui me käisime ühel mingil kammermuusika kontserdil, siis Jeruusalemma Akadeemia tudengitega, mina olin ainukene mittejuut, käisime Budapestis ja siis seal neile tehti ekskursiooni, vaadake, siin on sünagoog ja siis viidi kõikidesse nendesse vanadesse paikadesse ja siis vana professor, kes meiega kaasas oli seal viimasel õhtusöögil, istusime kõik seal laua ümber ja siis ta vaatas otsa mulle, ütles, Johanna, tead, et me peame sust tegema, ta ütles honorary Jew, et nagu sust peab saama nii-öelda aunimetusega juut, et nagu, et sa ikka ka kuulud siia meie hulka ja mis mõttes, et sina ei ole juut, et nüüd sa oled nüüd aujuut. Nii et see oli nii südantsoojendav, et mind võeti kampa, nii tore. Väga eriline. Ma küsin sult sellise küsimuse, et see on juba väga eriline lugu ja tõesti ka omast käest ma tean seda, kui reaalseks sulle muutub tegelikult Jumala sõna ja piibel, kui sa füüsiliselt saad Iisraelis viibida. Aga kuidas sa näed seda asja nagu võiks siin kuulates öelda, et väga kena lugu, tore, et sulle see uks avanes, sa said õppida seal ja nii edasi, aga mis on nagu kristlastel juutidega pistmist, et miks me peaks juutidele vaatama teistmoodi kui maailma teistele rahvastele, et me teame, et kõikidele on antud evangeelium, sealhulgas juutidele, esmajoones juutidele, ütleb Paulus, aga mis see nagu side meie ja nende vahel on? Ja, me võime selle küsimuse kohe tagasi tulla, ma lihtsalt korraks tahan kommenteerida seda, et tore, et sulle see kena võimalus avanes. See tõesti võib jääda niisugune mulje, et noh, et see lihtsalt nii oligi, et uks lahti ja mine sisse, et ühesõnaga, et ma arvan, et on võib-olla oluline ära mainida midagi, mida ma Iisraelis olles kohe kogesin, mis on see, et kui sa ei ole 100% kindel, et Jumal sind sinna on elama kutsunud, siis ära mine oma nina ise sinna pistma. Et selles mõttes, kui juba mõelda, milline vaimsete jõudude kokkupuutepunkt on Iisrael või siis ka Jeruusalemm, kus kõik maailma suurimad usundid lihtsalt ristuvad seal kohas, siis sellest võiks veel pikemalt rääkida, aga me ei pea seda teemat praegu arutama, aga lihtsalt see esmajärgus, kui sa sinna saabud, siis sind üritatakse igal viisil sealt lahti kangutada. Kuni sinnamaani välja, et mul oli seal, ma olen ju Jumalaga koos käinud lapsest saadik, et Jumala hääle kuulamine, tema juhatuse järgi käimine ei ole mulle nagu uus teema, aga kuni sinnamaani välja, et sa hakkad kahtlema oma tunnetuses, sa mõtled, et kas ma üldse olen õiges kohas, kas ma üldse kuulsin Jumala käest ja ma mäletan, et esimesed 3 kuud oli mul selline võitlus seal, ma vist kolisin 4 korda 3 kuu jooksul. Ma üldse, kui ma saabusin sinna, mul ei olnud isegi elukohta. Ma olin 10 päeva kellegi diivani peal ja siis Jumal saatis kellegi, kes ütles, kuule, et mul on korterikaaslast vaja. Ja siis me läksime ühte kohta ja teise kohta. Ühes kohas oli hallitus ja teises kohas olid araablased ja no ühesõnaga, see oli nagu selline seiklus, aga sinna juurde panna niisugune vaimulik pinge sellest, et nagu sind raputatakse läbi, kui sa seal oled. Ja tõesti tuleb esile, mille peal sa seisad, kas üldse tead, mille peal sa seisad ja kas su leping Jumalaga nii-öelda peab vett ja tänu Jumalale, et seal on hästi tore messiaanlik kogukond
ja ilmselgelt mind ka juhatati ja hoiti. Lõpuks ma lõpetasin Alberti ja Heli Veksleri juures elasin ja no see oli tõeliselt, sa elad nagu kindlustuses. Et seal nagu ei ole mingit hirmu ega midagi, aga alguses see läbikatsumise periood ikkagi, no ongi, mul pandi siukseid mõtteid pähe, et ei, et nüüd lõpetad ära iseendale elamise ja mine Eestisse ja raja kogudus ja tead siuksed vagad mõtted, mis tulevad, et nagu üldse sind kuidagi välja kangutada selle raja pealt, et sa seal üldse olema peaksid. Ja kui see kogukond, need olid tegelikult Ants ja Moonika Seiler, kes minu eest palvetasid tol hetkel, kes nagu murdsid selle rünnaku selgroo ja siis ma sain tagasi oma siukse kindluse teadmise ja siis järsku kõik asjad hakkasid lahenema ka. Nii et selles mõttes, kui me räägime Iisraelist, siis me peame nagu ka vaimses mõttes aru saama, et see väljak või see koht, kus see riik asub, see on pingete tulipunkt. No nagu praegu me näeme väga selgelt ka füüsiliselt, aga vaimselt on see seda olnud, ma arvan, algusest peale. Ja kui siis küsida, et mis siis sellest nii erilist on, ma arvan, et piisab sellest, kui me vaatame piiblis, kuidas Jumal ütleb, et ma panen oma nime, ma panen oma ligiolu vot sellesse paika ja seal meil on tõotused sellest, et vot see on see koht, kuhu ma tagasi tulen ja see paik iseenesest on püha, aga see rahvas on püha ja võib-olla kui rääkida näiteks sellest sillast, mis minu peas toimus, et kuidas Iisrael sai siuksest pühapäevakooli loo mütoloogilisest tegelasest selliseks väga reaalseks nii-öelda keskkonnaks, siis võib-olla see šokk oligi selles, et ma sain aru, et Iisrael on sekulaarne riik. Et nagu see ei ole niimoodi, et sa maandud Iisraelis ja siis sul on noalaev siin ja Aadam ja Eeva seal ja kõik inimesed hiilgavad pimedas, sest et Iisrael on ju Iisrael ja seda millegi pärast ma ei hakka võib-olla pikalt seda arutlema, ma ei tea isegi miks, aga vahel on kogudustes ka levinud selline, ma ei taha halvasti öelda, aga selline võib-olla üle euforiseeritud, kui see on eestikeelne sõna, siukene vaade Iisraelile, et see on just kui midagi, mis peab nagu emotsionaalselt siin hästi nagu ülesse kütma, mis ei tähenda, et meil ei võiks tugevaid tundeid olla Iisraeli kohta, ma väga armastan Iisraeli ja võin südamest selle eest palvetada, aga ma arvan, et see on võib-olla ka üks taktika, kuidas me ei näe päriselt, mis seal nagu on, et see jääbki siukseks, Allan Krollile meeldib öelda nagu udulendurid, et sa oled lendad kuskil ja sa ei saa päris täpselt aru, mis see vaimselt on. See ei pane ka imestama, sellepärast, et tõesti see vaimne reaalsus seal on väga kirju, väga keeruline ja ma arvan, et Jumal väga täpselt teab, millal ta juhib oma rahvast, ka näiteks sinna külla, seal külas käima näiteks enne, kui ma kolisin sinna, ma käisin seal 2-3 korda mingitel muusikafestivalidel, nii et mul mingi kokkupuude oli ja need olid üldiselt väga positiivsed, hästi tore reis oli, et ma ei puutunud selle võib-olla sügavama reaalsusega kokku enne, kui ma sinna elama läksin. Ja, aga see, mida ma seal avastasin ja kui nüüd vastata su küsimusele, siis on üks hästi tore kogudus Jeruusalemmas, King of Kings ja neil oli väga tore pastor, tol ajal ta just oli ametisse asunud, Chad Holland, kes nüüd on nende peapastor ja tema pidas ühe jutluse just siis, kui ma olin sinna jõudnud, ma olin 2 kuud seal olnud ja ta ütles, et teate, et selleks, et me saaksime aru, mis on nagu koguduse roll suhtes Iisraeliga, siis see on täpselt samamoodi nagu sa lähed kinno, aga sa ei jõudnud filmi alguseks kohale, vaid sa jõudsid kuskile, jäid hiljaks 0,5 tundi ja see film on juba, ma ei tea, tund aega käinud ja sina tuled kuskilt keskelt sisse ja sa ilmselgelt saad aru, kes on peategelane, kuidas asjad lõppevad, et noh, sa saad nagu süžeest aru, et sa ei jää nagu ilma sellest, aga sa pead aru saama, et need tegelased juba enne sinu saabumist, neil oli terve oma ajalugu ja seal oli igasugused põhjused, miks asjad on nii, nagu nad on ja ta ütles, et vot, et see, kuidas kogudus nagu see metsviinapuu on liidetud selle oliivipuu külge, nagu Paulus seda kirjeldab, et me oleme poogitud selle originaalse viinapuu külge. See on täpselt samamoodi, et meid liidetakse millessegi, meid kristlasi ja kogudust siis liidetakse millessegi, mis on Jumala lugu olnud inimkonnaga algusest peale. See on väga palju varem juba kestnud ja kui ma sellest aru sain, siis kuidagi minus tekkis selline reaktsioon, et appi, et mul on nagu vennad ja õed, kelle olemasolust ma ei teadnud varem, nagu ma oleks perekonda juurde saanud, sest et see oli see äratundmine, mis mul ka seal tekkis, et need inimesed ei ole
muidugi see on võõras kultuur, muidugi see on eestlastele täiesti teine kultuuriruum, aga järsku sa saad aru, et vaimselt sina kristlasena, sina, kes sa oled Kristusesse uuesti sündinud, kes oli juut. Nii et sind liideti tema perekonnaga. Nii et see sinu päästjal on terve suur suguvõsa, suur perekond, kus tema on pärinenud ja sind liideti tema külge, mis tähendab, et nüüd kõik need kirjud ja sulelised ja toredad tegelased, need on nüüd osa sinu loost, õigemini sina oled osa nende loost, oleks tegelikult õigem öelda. Ja see on see, mille pärast täpselt sellised, nagu nad on, nagu me ka piiblist loeme, et nad ei ole läikivad ja veatud ja ilma ühegi puuduseta, vaid vastupidi, inimesed täpselt ja vahel nad on lausa sellised huvitavad eksemplarid sellest, et kes inimesed võivad olla. Et täpselt sellistena nad on Jumala rahvas, aga vastus on see on Jumala leping. Just. Ja väga hea. Ma just ise oma peas mõtlesin hetk tagasi, et see võtmesõna siin ongi leping. Aga ma ühe naljaka kommentaari lihtsalt ütlen siia, et keegi mulle kunagi ütles, et kui sa tahad teada, et kas sa Iisraelis nagu hakkama saaksid või vastu peaksid, et siis mine postkontorisse. Mine mingi tavalisse ametiasutusse ja püüa midagi tehtud saada. Ürita oma viisat pikendada. See on veel parem. Et nii-öelda see, mis sind seal ees ootab, kui palju arvamusi, suunamisi, vahele sekkumisi, ootamisi. Süsteeme, mis ei tööta. See on lihtsalt, see on täiesti nii-öelda next level või järgmine tase, et see on sükene päris naljakas asi. Aga tagasi tulles selle juurde, mida sa ütlesid, ma usun, väga palju asju, mida sa rääkisid, tegelikult nii-öelda ma ise tunnen ennast selles ka ära, et tõesti ka see läbikatsumise asi ja tegelikult see on üldse vaimne printsiip, et kui me oleme Jumala sõna kuulnud tegelikult iga usu sõna, kui me päriselt tahame selle vilja maitsta, siis see katsutakse läbi, et sellel on mingi hind ja nii-öelda seal tuleb üks koht, kus me peame otsustama, kas me tahame olla need, keda Jumal ütleb, et me oleme või me oleme midagi muud, eks ju, et vastasel juhul, kui seda ei ole, siis nii-öelda usk jääbki mingis mõttes meie pähe, see on niisugune meie sisemine asi, on ju. Et minul endal oli täpselt samamoodi niisugune läbikatsumise periood Iisraelis ka, enne kui nii-öelda mul päriselt seal mingis mõttes jalg maha sai või tekkis see selline nagu stabiilsus ja kindlus ja aga igal juhul ma nagu tahan tagasi juurde minna selle lepingu teema juurde, et paljud kristlased, kes on käinud Iisraelis, nad nagu räägivad sellisest asjast, et neil on niisugune maanduvad seal ja niisugune kodutunne ja kuidagi mingi äratundmine selle paiga osas. Ja mina isiklikult usun, see on vahel väga emotsionaalne asi, mida nagu kirjeldada või läbi elada, aga ma usun, et see läheb kõik tagasi selle lepingu juurde, et kuna nagu ongi, mis siis nagu eraldab ju juudi rahvast teistest rahvastest, ongi leping. See on leping, see on Jumala leping, mida tema ise on öelnud, et see veel kehtib. Ja meie oleme ka tulnud nii-öelda uue lepinguga sisse ja tegelikult need kaks tükki saavad kokku. Ja võib-olla see ongi see on see sügav vaimne reaalsus tegelikult, mis nii-öelda sind Iisraelis kohtab. Aga kas sa tahaksid äkki ise rohkem avada seda, kuidas sa mõistad seda lepingu teemat või mida see sinu jaoks tähendab? No ma arvan, et see on selles mõttes hästi, ongi nagu jääme tipp see sõna ja see mõiste leping, et mis selle all on. Selle all on see, et ta on Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. See tähendab, et sa ei saa lihtsalt hakata nii-öelda lambist Jumalasse uskuma, aru saamata, kes ta on ja ta ilmutab seda, kes ta on läbi selle ajaloo, mis tal on oma rahvaga. Ja see leping, mis sinul on temaga, nagu sa ütlesid, sind liidetakse sellesse samasse lepingusse, nagu Jeesus ütles, et ma ei tulnud ju tühistama seda, mis on enne olnud, vaid ma olen tulnud seda täide viima, seda käsku, seda seadust, seda lepingut. Nii et mõnes mõttes me ei saa mõista seda, mis meil on, kui me ei mõista seda, millest see on tulnud, mille peale see on rajatud. Ja see lepingu mõiste, ma arvan,
tegelikult peaks meie jaoks järjest sügavamalt nagu avanema, mis ma arvan on normaalne iga kristlase kasvamises, sest et tegelikult ongi meie ju pääste põhineb samamoodi lepingul, meie leping Jumalaga, Iisraeli rahva leping põhineb Abrahami lepingul, on ju, Aadama lepingul, Noa lepingul, neil on need võtmekohad Taaveti lepingul, on ju, et seal on need erinevad kohad, kus Jumal selle rahvaga kinnitab oma lepingut ja siis on Kristus ja siis oleme meie, on ju, ja me teame, et see leping lõpuks ju lõpeb sellega, et on talle pulmad, mis tähendab, ja mulle hästi meeldib, see on vist Rooma 11. peatükk, kui ma ei eksi, kus Paulus ütleb, et lõpuks on üks uus inimkond, et ei ole juuti ja ei ole mitte juuti, sest et see nagu see lõpptulemus on see, et on üks inimkond, kes kõik kuuluvad Kristusele ja siis on see nii-öelda see lepingu kokkusaamine. Nii et me peame ka aru saama, et see ei ole nagu kuskil vaakumis ei eksisteeri mingid suvalised asjad, vaid me oleme keset mingit suurt nagu lugu. Ja mis on lepingus oluline, on ikkagi osapoolte nõusolek, lepingu tingimused ja nagu me näeme juba nii-öelda vanast ajast lepingul peab ohver olema. Lepingul peab olema selle nii-öelda ratifitseerija ja võib-olla ma ei tea, mul praegu tuleb kõige rohkem meelde see, kuidas Moosesega Jumal tegi lepingu niimoodi, et vanasti lõigati üks loom tükkideks, on ju, ja siis lepingu Abrahami, kuidas loom lõigati tükkideks ja siis lepingu osapooled kõndisid selle looma tükkide vahelt läbi ja siis see tähistas seda, et kui mina rikun lepingut, siis minuga tehtagu see, mis juhtus selle loomaga. Ja siis Abrahamil oli siis ju see, et Abraham pandi sügavasse unne ja Jumal ise kõndis nende tükeldatud loomade vahelt läbi ja ta ütleski, et kui seda lepingut rikutakse, mida inimesed ju tegid, siis mind tehtagu katki, mis juhtuski siis, kui Kristus oli ristil. Nii et siin on nii palju sügavusi, siin on nii palju kihte ja kui me ei saa aru Jumala nii-öelda sellest lepingu ajaloost, siis me ei saa aru, mis lepingus me praegu oleme ja mida Jumal on täide viimas praegu oma kogudusega. Just. Ja tegelikult, kui sa mõtledki selle peale nii-öelda, et Paulus kirjutab meile sellest, et me elame nii-öelda pärast Kristust tuli see aeg, kus juutide silmad kaeti ja evangeelium läks välja maailmale, eks ju, ja Paulus seletab selle lahti, et see pidi nii juhtuma sellepärast, et paganad saaksid nagu sisse tõmmatud siia lepingusse. Ja nüüd me oleme nagu selles ajas, kus jah, evangeeliumi kaudu veel lisatakse paganaid sellesse liitu Jumalaga, aga samal ajal Jumala silmad ja süda on nagu tagasi pöördunud oma esimese lepingu poole, esimese poja, ütleme siis selliste sõnadega, oma esimese poja poole, et kuidas sina nagu tajud seda nii-öelda prohvetlikku aega, kus me oleme, et kas see kõnetab sind, mis ma ütlen? Absoluutselt ja ma olen täiesti kindel, et me oleme selles ajas, kus ongi nii-öelda Jumala kalendri järgi ja mulle õudselt meeldib see ka, kuidas see, mida sa mainisid, et kuidas ühesõnaga, kui Jumal valis Iisraeli, siis ta ütles, et ma tahan, et te oleksite näidiseks kõikidel rahvastele, mida tähendab, kui üks rahvas on lepingus Jumalaga. Nii et see, mis toimub Iisraeliga, kes on lepingus Jumalaga, see on ja nende kaudu Jumal tahab õnnistada kogu maailma. Ja nii, et nemad olid nagu näidiseks paganatele, kes siis, nagu sa ütlesid, läbi Kristuse said tulla sisse. Ja nüüd, kuidas Paulus ütleb, et läbi armukadeduse ja et juudid näevad, kuidas Jumal paganaid on sisse toomas oma kuningriiki ja see teeb nemad armukadedaks ja nad ütlevad, hei, see on meie Jumal. ongi, et nii huvitav, et nemad, kes nad olid enne näidiseks, nüüd on kogudus saanud neile näidiseks ja selle kaudu saavad nemad tagasi tõmmatud oma enda algse lepingu sisse. Et ma lihtsalt, see on nii geniaalne plaan, et ei saa öelda, et üks on olulisem, teine on vähem olulisem, nad on lihtsalt erinevad tegelased selles narratiivis, mis on mõlemad nagu väga olulised tükid. Nii et meie roll näiteks palvetada Iisraeli eest ja kindlasti, muidugi esimene mõte on see, et aga lähme suure hurraaga ja hakkame evangeliseerima tervet Iisraeli. Sa oled viibinud Iisraelis, sa võid ette kujutada, kuidas see välja näeks. Ma mäletan, et nagu
olles õppinud ka Euroopa teistes kohtades, kui sa oled kristlane kusagil, siis seda peetakse täiesti normaalseks. Kui sa oled Iisraelis, ütled, ma olen kristlane, mis tähendab, et ma usun Jeesusesse, sind peetakse hulluks. Et sa oled nagu hullumaja kandidaat. Selles mõttes, et on siuke üldlevinud tänaval. Ja ma mäletan, mul olid õpingukaaslased, üks oli päris siuke religioosne juut, teised olid mingid sekulaarsed ja siis meil oli näiteks kvartetiproov ja siis hakati järsku Jeesus üle nalja tegema. Ja siis ma olin muidugi hästi nagu tore ja sõbralik ja salliv olnud sinnamaani, siis ma ütlesin, hei, mina teie uskusin, ei mõnita ja ei tee maha, et nüüd, et palun respekteerige minu usku samamoodi, see pani neil suu täiesti kinni. Aga nende jaoks oli täiesti nagu üllatav, et normaalne mõtlev inimene võiks uskuda Jeesusesse, sest et see nii-öelda see kate, mis on olnud nende silmadel ja see selle vana lepingu järgi elamine, see on loonud siukse kõvaduse sinna, et Jumal ise täpselt teab, kus ta hakkab neid kraane lahti keerama. On inimesi, me teame messiaanlikke pastoreid, messiaanlikke töötegijaid, kes seal elavad, kes seal tegutsevad. Nii et ma arvan, et Jumal on väga detailne plaan valmis selle jaoks, et kuidas see ka profeteering, et kogu Iisrael saab päästetud, kuidas see peaks esile tulema, aga ma arvan, et meie osa on ilmselgelt palvetada, ilmselgelt ka tegutseda, kui meile antakse midagi teha, võib-olla liituda mõne teenistusega, kes mulle hästi meeldivad kõik need, näiteks praegu YouTube'i kaudu on väga palju tulnud nii-öelda salamessiaanlike usklike juurde, sest et Iisraelis ongi, see on nii nagu tabu teema, et kui sa avalikult lähed tänaval rääkima, inimesed võivad täiesti nagu tõrjuvalt sellesse suhtuda, aga tegelikult neil on palju küsimusi, neil on palju kohti, kus nad vajaksid abi ja need YouTube'i teenistused, One for Israel ja erinevad, kes need teevad, mis on juutide poolt, juutide jaoks, need on fantastilised teenistused. Mina täiendaks sinu juttu sellega, et esiteks ma ütleks, et minul oli mõnevõrra teistsugune kogemus, et mina ka selles mõttes väga avalikult olin kristlane, nii nagu ma olen, eks ju, ja ma tundsin pigem ennast nii-öelda selles mõttes vabalt, et Iisraeli ühiskonnas on nagu täiesti normaalne uskuda. Et see, et keegi usub Jumalat, see, et keegi hakkab lihtsalt palvetama kuskil avalikus kohas, see on täiesti normaalne asi nagu. Ja see oli mulle nagu Eestist tulles hästi vabastav asi, et siin on pigem selline, et ära keegi usub midagi nagu, et vähemalt see üldine, see norm on olnud nagu selline eriti kiriku suhtes, aga seal pigem ma tundsin ennast vabalt, aga võib-olla nii-öelda, kuidas ma ütlen, et Iisraelis nagu tegelikult võib-olla ka paljudes ühiskondades, kus on religioon, nagu tugevalt pildis on see, et sa sünnid kuskile kasti. Sa oled kristlane, järelikult su vanemad olid kristlased, su vanavanemad olid kristlased või sa oled siis moslem, järelikult terve su perekond läheb tagasi. Et sa oled nii-öelda, sa oled see kastis, seal kastis ja nii-öelda kohe tuleks aga küsima sinu käest, et mis kastis sina oled? Aga see fakt, et sul on elav Jumal ja see, et sinul on mingit seost nagu Iisraeliga või juudi usuga või et nii-öelda Vaat see asi on küll nagu nendele, et ei, see on teie kristlaste asi, aga see, et Jeesus oli juut, et tema jüngrid kõik olid juudid, eks ju, ja tegelikult nii-öelda, et see pärand on juutide pärand, nagu sealt on see algus, ta on tegelikult terve maailma pärand, kogu inimkonna pärand, sest Jumal tahab ju inimkonda päästa, aga nii-öelda, et see tuleb juutide kaudu, vaat see on nagu, on küll väga suure katte all ja ma võib-olla ütleks pigem nagu seda, ma olen kuna ma elasin seal mitu aastat, ma nägin väga palju erinevaid lugusi, kuidas inimesed ka usule tulid ja võib-olla mida me nagu sageli kristlastena ka ei mõista, nagu on see, mis nagu tegelikult Jeesuse õpetuses nagu välja tuleb, on see, et Jumal ei tühista mitte kunagi nii-öelda seda lepingut ju, mis tal Abrahamiga oli, eks. Ja see leping, Vana Testament, see ei ole mitte ainult usu küsimus, ta on ka identiteedi küsimus. See on see, et kes sa oled kogu ja pluss, kui sa mõtled tegelikult nagu juutide ja kristlaste vahelisele ajaloole ja suhtlusele, siis kahjuks on seal nagu
näiteid väga palju sellest, kuidas kristlased on juute tapnud ja hüljanud ja nii-öelda seal on väga koledaid asju. Nii et nii-öelda tänapäeva ühiskonnas, kui sa lähed ütlema ühele Iisraeli juudile, et sa pead kristlaseks hakkama nagu, no loomulikult ta saadab su pikalt, sest ta on juut. See on tema identiteet, see on tema olemus ja pluss nagu ta ei saa tulla sellele poolele, kes neid on tahtnud tappa. Et mina nagu näen, kui ma mõtlen selle peale, mul on nagu 2 asja südames. Esiteks ka nende saadetega on see, et Jumalal on üks plaan, kus nagu sina ka mainisid, kogudusel on üks roll seoses Iisraeliga. Ja see ei ole mitte see roll, et ma tulen ütlen sulle, kes sa pead olema või ma tulen ütlen sulle, kuidas sa pead elama, aga see on see roll nii nagu meie saime evangeeliumi nii, et noh, kuule, tähendab loomulikult keegi rääkis, keegi jagas, keegi julges välja elada seda, eks, et me nagu nägime seda ja kõik me ju tulime usule kuidagi, on ju. Aga nii-öelda see ei käi läbi selle, et nüüd sa järgid neid reegleid ja tee nii, siis sa saad õigeks, eks. Et vaid see on üks üleloomulik ja elav suhe, eks ju. Et nagu nemad näitasid seda meile, apostlid ja eelkõige muidugi Jeesus. Ja nüüd nii-öelda meie roll on seda välja jagada, seda, mina ütleks isegi seda armastust välja elada Iisraeli suhtes. Ja see ei ole nii-öelda, üks asi on evangeelium, on muidugi esimene asi, et evangeelium on nagu kui sa päriselt elad ja usud evangeeliumi, siis see ongi seda, see on, ma ei tea, suuremat ligimese armastust kui evangeelium tegelikult. Et nii-öelda see on evangeelium ja teistpidi see on ka nii-öelda ajaloo vaates tänapäeval kristlane, kes armastab Iisraeli, on revolutsiooniline nähtus tegelikult. Et see on nagu väga suur asi, et keegi tunneb huvi, keegi nii-öelda on siit poolt, meie poolt avastanud, et hei, siin oli veel üks leping ja siin on üks rahvas, kellega Jumal ei ole oma tööd nagu lõpetanud oma tegemisi. Et noh, see on väga-väga suur tunnistus ja ma kohe annan sulle sõna ja sinu mõteteks nendel teemadel, aga ma räägin lihtsalt ka oma elust nagu mõned tunnistused, et minul ka, noh, ütleme niimoodi, et alguses, kui ma läksin Iisraeli, siis oli ka siukene, ma ütleks, süsteemi šokk, eks ju, et see, nagu sa ütled, see koht nii-öelda katsub sind läbi ja noh, me ei ole Eestis harjunud, et keegi sult küsib üldse, et miks sa siin oled, noh, mis mõttes, miks ma siin olen, ma olen, nagu on ju, et aga Iisrael nagu nii vaimselt kui ka inimesed lihtsalt küsivad, mis sa teed siin, nagu, miks sa tulid siia, mis sinu siin olemise põhjus siis nagu on, eks ju, ja omamoodi see küsibki, et kes sa nagu oled, et see nii-öelda algas sellest, aga mul on väga nagu tegelikult siuksed erilised lood, et mingil hetkel ma nagu sain aru, et ma ei saa nii-öelda, ma ei saa lihtsalt ühe kristliku jutuga mitte midagi siin teha nagu. Et ma ei saa tulla oma nägemusega, et mingis mõttes nagu selle saatesarja esimeses saates Veiko Võsu nagu väga ilusti sõnastas selle, et sa pead nagu, su süda peab nagu alanduma. Su süda peab alanduma selles asjas, et siin toimuvad nii suured asjad, et siin on üks rahvas, kellega Jumal on asju ajanud, kellest mina ei tea veel mitte midagi, kui ma sinna lähen. Ma tõesti, ma ei tunne neid, ma tean mingid piiblilugus, aga ma tegelikult ei mõista seda asja ja sa pead nii-öelda sinna sisse nii-öelda lubama ennast viia, aga mul oli nagu mitu kogemust sellist tegelikult, kui ma lõpetasin ära selle oma agenda mingis mõttes, vaid ma teadsin, et muidugi Jeesus on päästja, ma tean, et ta on ka nende päästja, aga inimlikult nii-öelda oma sõnadega ma seda asja ei tee, et kuidagi Jumal peab need asjad, nagu need vestlused üles tooma, ma pean olema avatud ja kuulekas. Ja ma mäletan näiteks ühte korda sellist, kus ma olin reaalselt Jeruusalemmas tänaval ja ma lihtsalt oma ette nagu käisin ja palvetasin ja ülistasin ja ma olin, nagu ma kirjeldan selles punktis, kus ma mõtlesin, et Jumal, ma ei taha oma asja siin ajada, ma tahan sinu asja ajada. Et ma tean, et sa armastad neid inimesi ja ma tahan olla see kanal, nagu, et sina saaksid neid südameid puudutada. Siis mulle tuli seal tänaval korraga kaugelt mingi ortodoksi mees ja ma võin vaatajatele öelda seda, et see on hästi tavatu asi, et esiteks mina ei näe välja nagu juuditar, mul olid blondid juuksed, mul olid püksid, nii et ilmselgelt ma olen välismaalane, ilmselgelt ma olen pagan, on ju, sest tollel ajal ma ei olnud veel nii sisse ka elanud, ma ei rääkinud heebrea keelt, nii et täiesti ilmselgelt ma ei ole nagu sealt pärit. Ja üks ortodoksi mees jooksis minu juurde ja ta lihtsalt vaatas mind ja ütles, et ma ei tea, kuidas sina said
seda, mida sa said nagu, ja ma sain aru, et ta räägib Jumala vaimust. Ja ta ütles, et aga ma tahan teada, et kuidas Jumala vaim sinus on. Wow. Nagu niimoodi lihtsalt avatult tuli. Ma olin täiesti šokis, ma seisin seal, ma ei osanud talle ööd ega mütsi öelda selle peale, eks. Aga noh, meil oli seal hetk, me istusime mingi pargi pingi peal ja ma ei osanud isegi, ma ei ole nii-öelda pädev piibliõpetaja, aga midagi ma teadsin ja ma lihtsalt näitasin nagu tegingi piibli lahti, mul oli piibel kotis ja ma nagu seletasin talle midagi, ta küsis mingeid küsimusi ja siis läks minema. Et selline näiteks mingi lugu või üks teine tunnistus, mis mul tuleb meelde, on see, et minul oli ka seal, kui ma alguses läksin, oli üks sükene eriline Iisraeli vanaisa, üks vanem meesterahvas, kes see oli ühtede tuttavate kaudu, ma kohtusin temaga ja ta nagu kuidagi ilmselt nägi ja tajus, et ma olen Iisraelis üksi ja ta küsiski, et kuule, et kas sul nagu perekond ka siin on, et sa tulid siia õppima ja niimoodi. Ma ütlesin, et ei, et mul ei ole siin nagu, et mul on sõpru, aga et mul ei ole nagu perekonda ja ta jäi vaikseks ja vaatas mulle otsa, ütles, et mina olen sinu perekond Iisraelis. Ja sellest hetkest peale ta iga natukese aja tagant käis, vaatas, küsis, kas sul on raha, kas sul on elukohaga kõik korras, kas sul on vaja abi siin või seal ja ta nagu lihtsalt hoolis. Ja see oli selline hästi puhas, sükene eriline asi. Nii et mul on ka Iisraelis vanaisa, aga igal juhul temaga oli ka selline lugu, et ta teadis, et ma olen kristlane ja ma rääkisin talle avatult nagu oma usust ja mida ma mõtlen ja kuidas ma elu näen ja nii edasi ja tavaliselt meie vestlused olid niimoodi, et ta nagu kuulas ja ütles et see on huvitav, eks ju, ja ta nagu me ei vaielnud otseselt ja tema oli pigem selline ilmalik nagu juut. Et mingid traditsioone pidas, aga otseselt ei olnud siukest, võib-olla ta ei olnud aktiivne, eks ju, aga ma sain aru, et mingil tasandil ta tegelikult Jumalat usub. Ja üks vestlus meie vahel oli nagu ka, mina ei mäleta isegi, mis asja ma rääkisin, ta vist rääkis mulle mingit oma elu olukorda, seal oma lastega mingit probleemi ja ma ei tea kuidas, aga ma midagi nagu andsin talle nõu või ma mäletan, et ma ütlesin, nagu viitasin teda, et tead, et su vastused on Jumalas. Ja kirjeldasingi talle nagu, kuidas Jumalat otsida või kuidagi niimoodi. Ja tead, ta istus seal laua taga ja see on jällegi midagi, mida ma ei unusta, aga korraga nagu keegi oleks talle niimoodi pähe niimoodi vajutanud või niimoodi toks löönud ja ta vaatas mulle otsa sügavalt ja korraga tal nagu silmad olid pisaraid täis ja ta lihtsalt ütles, et ma nii tänan, mida sa mulle räägid praegu, et sa ei tea, mida sa oled mulle teinud ja Jumala armastus kuidagi väga sügavalt puudustas teda nagu selles hetkel ja jällegi see oli mingisugune instants, kus mul ei olnud mingit plaani nii-öelda, see kuidagi juhtus niimoodi, eks, et need on lihtsalt nii-öelda mõned näited, kus ma ise nagu kogesin, mida tähendab see kanal olla. Aga kuidas sinu elus on sul äkki mingeid lugusid või näiteid või kuidas sa tunnetad seda, mida see tähendab olla see nii-öelda, nagu sa ütlesid, see näide või kuidagi see valgus ka Iisraeli jaoks? Ja see oli hästi eriline, sest et nagu me alguses rääkisime, kõigepealt sind ennast katsutakse läbi, kui sa sinna lähed, nagu mõõdetakse, kes sa oled, mis sa oled üldse, aga mis selle läbikatsumise tulemus on ja mis näiteks minu enda jaoks oli võib-olla kõige kinnitavam, oli see, et see sama Jumal, keda mina õppisin tundma Eestis, oma vanemate käest, oma koguduses, see leping, mida mulle õpetati siit, see Jumal on see sama Jumal. Ja see, et see Iisraelis see sama leping kehtib edasi, näiteks ongi, ja kui mõelda, et mis need näited võiks olla, see soosing, mis oli kandnud mind Eestist, Hispaaniast, Iisraelist, see sama, kuidas ta Iisraelis edasi läks. Inimesed panid seda tähele, nad vaatasid, et oota, aga miks sul nii on, miks meil on nii ja miks sinul läheb nii ja see sama nagu ongi, et inimesed vaatasid, oota, et sa ei ole juut. See sama äratundmine, et oota, aga siin on see sama maitse küljes, aga sa ju ei ole juut. Nii et ongi, sa oled nagu valge vares seal ühiskonnas, on ju, ja siis nad vaatavad, aga sul on nagu, ja rabid tunnevad ära, et sul on püha vaim, on ju, et võib-olla nad ei tea seda, võib-olla nad ei oska niimoodi sõnastada, aga kuna nad on see rahvas, see on nagu nende asi, siis nad saavad ära, et oota, aga mis seal on. Ja see tõesti paneb neid pead kratsima, imestama ja ma arvan, et hästi paljudele inimestele
no nendega, kellega ma kokku puutusin, ma arvan, et ma võisin olla võib-olla ilmutus selle kohta, et mis asi see kristlane üldse on. Sest tõesti seal ühiskonnas ja nagu sa seda ajaloolist tausta väga hästi seletasid, kristlased on vaenlased olnud nende jaoks. Ja see, et juut võiks kristlane olla, no ma arvan, et seda on ka ajalooliselt üritatud meelega, me ei hakka rääkima Nikaia kirikukoguste kõik nii edasi, et nagu seda on üritatud nagu lahutada, aga tegelikult see on ju see juur, kuhu me oleme sündinud. Nii et ma usun, et Jumal aktiivselt üritab seda tagasi kokku saada ja tuua välja seda lepingu alust, seda lepingu Jumalat meie ja nende vahel. Ja näiteks just praegu, kui me räägime, on toimumas hästi tore üritus nimega Jeruusalemma palvus hommikusöök Kanadas, mida siis Albert Exler korraldab. Ja miks see üritus on nii eriline ja nii imeline on see, et esiteks ta on sekulaarne selles mõttes, et seal on ikkagi valitsused ja riikide esindajad on nagu seotud sellega, aga nad tulevad kokku sellel alusel, et me õnnistame Jeruusalemma. Nii et see äratundmine, et see on meie pärand ja see on meie pärand ka ja me tahame kokku tulla selle sisse, et see on midagi, mida Jumal on väga aktiivselt praegu maailmas tegemas ja võib-olla veel viimane mõte, mis mul südamesse tuli, oli tegelikult ka see, kuidas Piibel nagu räägib meile, et juudid on näidiseks võib-olla ka sellest, et mis ajas me ka kogudusena praegu oleme, nii et me võime kogudusena vaadata ka sekulaarse Iisraeli peale praegu ja vaadata, okei, see, mis seal toimub, peaks andma meile infot selle kohta, mis on vaimses maailmas ka koguduse jaoks toimumas, sest et see ajaruum, kus me viibime, on sama. Ja mind hästi puudutas üks lugu, praegu on neid hästi palju, kuidas sõja ajal nii-öelda tsiviilisikud, kes on reservväelased, võib-olla on oma tööl, söövad perega õhtust, järsku neile tuleb telefonikõne ja nad peavad minema, on nad siis eriüksuslased mingit missiooni täitma. Ja see, kui valvel nad peavad praeguses hetkes olema, minu meelest see on ilmselge või vähemalt see on see, mida Jumala vaim mulle on rääkinud, et see suhtumine, mis meil peaks nagu kogudusena ka olema, et see ei ole selline kruiisilaev, meri õõtsub vaikselt, võtame siin päikest, et lihtsalt rahuneme ja chillime, et see ei ole nagu vaimus praegu see aeg, vaid see on see aeg, et me peame haarama kinni sellest nii-öelda positsioonist, kuhu meie oleme pandud ja selle jaoks on nii oluline, nagu see, millest me alustame, et me igaüks teame, mis on meie leping Jumalaga, mis on Jumala lepingu osa meie jaoks ja siis, et me teaksime, et see on seotud ka Iisraeliga, sest et ongi, see on seesama lugu, see on seesama pärand, see on seesama Jumal. Nii et selline nagu vaimus valmis olek, mitte lihtsalt toredast ajaloolisest taustast juhindununa, et ma õnnistan Iisraeli, vaid vastupidi, et me saame aru, et me oleme kokku seotud selle rahvaga ja nende käekäik on meie käekäik ja kogu see Jumala plaan ongi, see on nagu nii suur, et sellest on nagu raske niimoodi võib-olla tükkidena rääkida, aga sellepärast ongi nii hea, et see saade seda aega võtab, nii et. Ja Johanna, kas sa tahaksid teha ühe palve siia lõppu? Meil on kohe saateaeg otsas, aga ma arvan, et see oleks väga kohane. Absoluutselt. Ja hea meelega. Isa, me täname sind tõesti selle eest, et kui suur ja sügav, kui kõrge on sinu tahe ja me ei tea sellest ilmselt kõige kümnendikumatki veel, vaid see on veel nii palju suurem kui see, millest me üldse oleme võimelised aru saama. Aga isa, ma tänan, et sa oled toonud meile ka Eesti rahvale, sa oled toonud võimaluse saada osa sinu lepingust, sellest lepingust, mille sa tegid kogu inimkonnaga läbi oma rahva, mille sa tegid Noaga, Aadamaga, Abrahamiga, Moosesega ja isa, et sa nüüd oled meid selle sama lepingu sisse kutsunud, isa, ja me palume praegu, et sinu vaim, sinu kallis püha vaim võiks sinu sõna kaudu meile avada seda reaalsust ja ka seda reaalsust, kuidas praegu just tänapäeval Iisraeli riigi, Iisraeli rahvaga see, kuidas me peaksime suhtestuma, mis on meie roll nende jaoks, mis on nende roll meie jaoks ja kui me tõesti läbi sinu, Jeesus, me oleme seotud kokku sinu rahvaga, siis me palume praegu ka õnnistust sellele rahvale, me palume rahu Jeruusalemmale, me palume sinu tahte
esile tulemist kõigis nendes paikades, kus on praegu ka sõjategevus. Jeesus, me palume kaitset su rahvale, me palume tarkust su rahva juhtidele, Isa, ja me palume, et kogu maailm võiks saada õnnistatud selle läbi, et Iisrael saab teha seda, milleks ta on kutsutud. Ja me palume, et igasugune vastutegevus sellele võiks saada lõpetatud ja me tõesti praegu ühel meelel nõustume, et sündigu sinu tahe meie maailma jaoks. Ja ma tänan, et sa tõesti oled meid selle suure loo sisse liitnud, et sa tahad rääkida meile, et sa tahad ilmutada meile, mis on meie osa, mis on meie roll ja mida sa meid igat ühte spetsiifiliselt kutsud tegema, olgu see palvetamine, olgu see toetamine, olgu see ka Iisraeli reisimine mingil hetkel võib-olla. Isa, me palume tõesti, et see vend-venna äratundmine, et see vendade ühtsus võiks tuua selle õnnistuse, mida su sõna ütleb, et see toob ja me palume, et see võiks esile tulla ka Eesti koguduste ja Iisraeli vahel. Jeesus, sinu võimsal nimel. Aamen. Aitäh, Johanna. Rõõm oli rääkida ja aitäh, kallid vaatajad, et olite meiega. Kohtumiseni järgmistes saadetes.